Kertšis toimub täielik segadus. Kõik, kes sõidavad rongidega Krimmi poole, rongid peatatakse. Ja inimesed väljuvad sealt ja sõidavad tagasi. See on Kerts. Kogu öö olid plahvatused ja tulekahjud. Ukraina droonid ja raketid lähenevad üha enam Krimmi sillale. Täna öösel kaebasid verelased, et otse Krimmi silla kohal töötas Vene okupantide õhutõrje, kuid löögid ja plahvatused kostsid mõlemal pool Krimmi silda. Nii okupeeritud Krimmi territooriumil Kertšis kui ka Venemaa Föderatsiooni territooriumil Kavkaasi sadamas. Ukraina droonid ja raketid ründasid taas Savu logistikasõlmi, et need täielikult sulgeda, Kertši väin. Samal ajal on olukord okupeeritud Ukraina lõunaosa, niinimetatud maismaa koridori territooriumil okupantide jaoks veelgi halvem. Ja täna näitas Ukraina luure viimaseid kaadreid sellest, kuidas sealne logistika täielikult läbi lõigatakse. Ja kogu selle taustal teatas Venemaa Föderatsiooni välisministeerium täna ootamatult, et nad on valmis kohe taas alustama rahuläbirääkimisi Ukrainaga. Ilmselt selleks, et siiski peatada või vähemalt panna pausile need massiivsed Ukraina rünnakud, nagu öeldakse, et natuke oma augud lappida ja siis ikkagi sõda jätkata. Sest keegi ei usu Kremlilt rahumeelseid kavatsusi. Aga võtame selles saates kohe värskelt toimunu läbi ja arutame, kuidas juhtus nii, et täna jäi pool okupeeritud Krimmist täiesti elektrita. Ja miks Venemaa pihtalöögid praegu ainult suurenevad? Ja täna andis Sõjauuringute Instituut oma prognoosi ja ütleb, et edaspidise löökide arv lihtsalt kasvab geomeetrilises progressioonis aina suuremaks ja suuremaks. Nii, arutame ka tagajärgi. Loomulikult Krimmi pihta suunatud rünnakute tagajärgi. Siin on ilmselt Ukraina relvajõudude taktika veidi muutunud, sest rünnak oli suunatud soojuselektrijaama pihta. Nii, ja pärast seda jäi pool Krimmist elektrita. Räägime kõigest järjekorras. Minu nimi on Aleksei Petši. Enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like, kirjutage ükskõik milline kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, Ukraina droonid jätkavad massiivseid rünnakuid okupeeritud Krimmi ja Kubaani vastu, et lõplikult katkestada kogu logistika Kertši väina kaudu. Nagu teada, ründasid Ukraina droonid varem sadamat Kertšis ja Port Kavkaasi teisel kaldal, Venemaa Föderatsiooni territoorium. Samuti on teada, et vähemalt 3 Kertši praami sattusid samuti rünnaku alla. Sellel ööl sattus löögi alla suur elektrialajaam Nassoslaja 2 Sovetski rajoonis. Objektil puhkes kindlasti tulekahju. Seda kinnitavad NASA Föömsi satelliidipildid. Samuti teatatakse, et tabamuse sai veel üks alajaam, mis varustab pumbajaama. See asub Nikolaevka külast põhja pool. Löögi tagajärjel on alates varahommikust elektrikatkestused Jevpatorias ning Krasnojarski, Krasnoberkopski, Sakski, Džankoiski ja Krasnogvardeiski rajoonides. Tegelikult on teada, et umbes pool Krimmist jäi täna elektrita. See on pärast uudiseid, et tanklates bensiini üldse ei müüda. Lisaks sellele tabati teist korda nädala jooksul Kertši meresadama naftabaasi, mida pole siiani kustutatud, muide pärast 21. augusti õhurünnakut. Samuti sai löögi naftaremondi naftaterminal Port Kavkasis Kubaanis. Mõlemas kohas puhkesid suured tulekahjud. Samuti sai löögi naftatoodete ümberlaadimis- ja hoiukompleks TES terminal. See on suur sadama logistikakompleks Kertšis, mis on mõeldud naftatoodete ja vedelgaasi ladustamiseks ja ümberlaadimiseks. Samuti puhkes suur tulekahju soojuselektriaamas Aršintseva rajoonis Kertšis ning samuti tabas löök kütteõlihoidla reservaari. Ja nüüd ulatus põleva konteineri suitsusammas peaaegu 50 kilomeetri kaugusele. Tulekahju on registreeritud ka Kertši sissesõidul ja Paagerova asula juures, mis asub 15 kilomeetri kaugusel linnast, kus paiknevad Vene õhutõrjesüsteemide S-300 ja S-400 positsioonid. Lühidalt öeldes, nüüd lisaks rünnakutele sadamatele ja naftabaasidele hävitavad Ukraina relvajõud ka Vene õhutõrje. Lisaks on tulekahju ka Kertši raudteejaamas Južnaja. Umbes kell 7 hommikul suleti Kertši sild täielikult, sest enne seda ilmusid teated, et otse Krimmi silla kohal tulistati midagi alla. Vene õhutõrje töötas aktiivselt. Samuti puhkes tulekahju tabamuste tagajärjel Arabati säärel, kus asuvad Vene väeosad.
ja nüüd ilmuvad teated, et nad sealt vaikselt lahkuvad ja põgenevad, aga ma ei hakka sündmustest ette rääkima. Lihtsalt märgin, et Ukraina sõjaväelased annavad praegu märku, et venelased hakkavad vaikselt liikuma okupeeritud poolsaare sisemusse, eemale Ukraina mandriosast. Simferoopolis teatatakse, et poed ja töökojad süttisid põlema kaubandusketi Dobrotsen ladude kõrval. Nii, ja pärast seda annekteeritud Krimmi territooriumil öise rünnaku tagajärjel. On teada, et suur alajaam sai tabamuse Sovetski rajoonis ja pärast seda algasid elektrikatkestused poolsaare lääne ja põhjaosas. Nii, see tuleneb Krõmmenerva ametlikust teatest, kus öeldi, tsiteerin, tehnilistest häiretest elektrivõrkudes. Lisaks teatatakse, et Jevpatorias on pankade filiaalide juures juba hakanud tekkima järjekorrad, sest inimesed üritavad elektrikatkestuse taustal sularaha välja võtta, kuna hiljem pole see lihtsalt enam füüsiliselt võimalik. Ja Krõmmenerva andmetel peaks elektrivarustus taastuma ööpäeva jooksul. Ja ma lihtsalt tuletan siin meelde, et pühapäeval, sõna otseses mõttes, Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pärast Ukraina relvajõudude rünnakute seeriat löökidest objektidele mõlemal pool Krimmi silda, sealhulgas merelogistika elemente nafta transportimiseks Krasnodari krais ja naftabaasi Kertšis. Enne seda rõhutas Ukraina kaitseministeeriumi juht Mihhail Fedorov, et Ukraina relvajõud lõikavad Krimmi Venemaast ära ja edasi tsiteerin teda. Krimmi isoleeritakse droonidega ning tundub, et lähitulevikus muutub Krimm saareks, mis võib venelaste jaoks kaasa tuua väga ootamatuid tagajärgi. Ning nagu teada, pärast seda, kui Ukraina relvajõud hakkasid ründama Krimmi silla mõlemal poolel, eriti Krasnodari krais ja Kertšis, ja pärast seda, kui Kertši parvlaevaliini töö oli häiritud ja peatatud, hakkasid venelased oma tarnijatele nõu andma. See tähendab neid, kes veavad bensiini, toiduaineid ja nii edasi. Krimmi ei soovitatud sõita üle Krimmi silla ega kasutada Kertši parvlaevaliini, vaid minna läbi okupeeritud Ukraina mandriosa lõuna kaudu. Niinimetatud maismaa koridori kaudu Krimmi. Aga ka seal on tohutud probleemid. Ja täna teatasid Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse võitlejad, et nad hävitasid Vene veokid, mis vedasid kaupu Zaporižžja oblasti okupeeritud osa kaudu Krimmi. Ja meie luureteenistuse mehed näitasid videot, kus on näha, kuidas luure viib läbi operatsiooni Zaporižžja oblasti okupeeritud osas. Rünnaku alla sattusid veokid, mis toimetasid kaupu niinimetatud maismaa koridori kaudu Krimmi. Ja videos on jäädustatud mitme vaenlase tehnikaüksuse hävitamine. Samuti teatatakse, et lööke andsid kaubmaadroonide üksuse droonid. See on Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse juurde määratud üksus. Selle kohta kirjutab täna Sõjauuringute Instituut, et Ukraina jätkab oma kesk- ja kaugmaa löögikampaania intensiivsuse ja ulatuse suurendamist. Vene opositsioonilised väljaanded analüüsivad juba Ukraina löökide koordinaate okupantide sõjatehnika ja logistika pihta. Analüüsi tulemusel on 2026 aasta mais ja juunis Ukraina löökide keskmine sügavus märkimisväärselt kasvanud. Kui varem tabati sihtmärke vaid mõne kilomeetri kaugusel rindejoonest, siis nüüd räägitakse juba 10 kilomeetritest Vene vägede tagalas. Prantsuse osintanalüütik Clement Molin kinnitas videomaterjalide põhjal, et vähemalt 500 Ukraina lööki Vene veokitele toimus mais ja juunis. Ta kinnitas videomaterjalide põhjal vähemalt 500 Ukraina lööki Venemaa vastu. Ajava hemikus maist ütleme tunnetada riiklikku esindatust nagu multi ja akadeemik.
Данные подтверждают еще. Mai ja juunikuus selle aasta algusest alates Ukraina löökide ulatus. Ja mais ründasid Ukraina väed eriti aktiivselt Vene grupeeringu tagalaalasid Guljaipole ja Orehovi suunal. Rünnakute alla sattusid M14 maanteelõigud, mis ühendavad Rostovi ja Krimmi Donetski oblasti edelaosas ja Zaporižja idaosas. Lisaks sellele vähenes juunis nende suundade rünnakute intensiivsus, sest fookus nihkus veidi. Samal ajal nihutasid Ukraina sõjaväelased oma tähelepanu ajutiselt okupeeritud Hersoni oblastile ja Krimmile. Samuti laienes rünnakute kampaania Venemaa vägede lähimatesse tagalapiirkondadesse, Pokrovski, Konstantinivka ja Slavjanski suundadel. Sõjauuringute instituudi hinnangul andsid Ukraina väed mais okupeeritud aladele vähemalt 210 keskmaa ulatusega lööki ja juunis 145 sellist lööki. See on seisuga praeguse hetke seisuga. See on see, mis on kinnitatud, tõestatud, videomaterjaliga tõendatud ja nii edasi. Вот. Lisaks kasvab ka Ukraina droonide lennuulatus. Tuletan meelde, et Zelenski rääkis 21. juunil sellest, et uued Ukraina droonid Firepoint tabasid nüüd sihtmärke enam kui 2000 kilomeetri kaugusel. See oli Tšumeni oblastis, kui rünnati naftatöötlemistehast. Ja veel, sõjauuringute instituut toob välja mõned huvitavad arvud. Analüütikute geolokatsiooniliste andmete kohaselt andsid Ukraina jõud aprillis vähemalt 18 lööki Venemaa naftaobjektidele, mais 33 sellist lööki ja juunis tänase seisuga 28 lööki. See tähendab, et te mõistate, et selliste löökide arv kasvab geomeetrilises progressioonis. Ja kogu selle taustal oli täna seal Lavrov, Venemaa välisminister. Федерации выступал. Esines siis avalikult ja teatas, et Venemaa on praegu valmis naasma rahuläbirääkimiste juurde Ukrainaga, kuid sellest punktist, kus väidetavalt kõik pooleli jäi. Ja selleks, et kinnitada mõtet, et sellistele nagu Lavrov, sellele Venemaa pesemata metsikule olendile ei tohi kunagi uskuda, tõlgin ma teile lõpus lihtsalt ühe lühikese videokatke, kuidas ta ajakirjanikele vastab. Jeemenist, kes täna talle küsimuse esitasid. Ta kommenteeris seal olukorda Lähis-Idas, väites, et USA ja Iisrael alustasid provotseerimata põhjendamatut sõda Iraani vastu. Ja kui Jeemeni ajakirjanikud hakkasid temalt midagi küsima, vastas ta neile järgmiselt. Кажу, soovijaid. Arvasite ära. Juba päris hästi. Palun, Jeemen. Ei, kõik on juba perses. Siia jätan 3 punkti. Teie arvamused ja järeldused kirjutage selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head. Subtiitrid tegi Dima Torzok.